tere tulemast! Täna räägime VTP-st. See on üks nendest tööriistadest, mis võib olla su võrgu absoluutselt parim sõber või siis, selle kõige hullem vaenlane. Hakkamegi kohe pihta ja vaatame, miks see nii on. Alustame probleemist, millega me kõik tuttavad oleme. Mõelge korraks sellele, teil on kümneid, võib-olla sadu switche ja igale neist on vaja seadistada samad VLANid. Vasakul näetegi seda klassikalist peavalu. Logid ühte sisse, toksid käsud, logid välja, siis järgmisesse ja nii päev otsa. Eksemisvõimalus on tohutu, aga paremal, seal on VTP maagia. Teed muudatuse ühes kohas ja hops, see levib automaatselt üle terve võrgu. Just selle tüütu käsitöö VTP ära lahendabki. Nii, et meil oleks selge pilt ees. Käime kiirelt üle, mida me täna vaatame. Esmalt süveneme veel korraks sellesse käsitsi tööprobleemi. Siis vaatame, kuidas VTP selle lahendab. Uurime, kuidas see kapooti all tegelikult toimetab. Räägime sellest kurikuulsat VTP-pommist, õpime, kuidas seda turvaliselt kasutada ja lõpuks anname teile kaasa ühe kiire ja mugava spikri. Okei, aitab probleemist. Räägime lahendusest. VTP on siin, et päästa meid sellest lõputust ja tüütust käsitsi konfigureerimisest. Mis asi see VTP siis täpsemalt on? Kõige lihtsamalt öeldes on see Cisco enda loodud protokoll, mille ainus tuju ongi hoida sinu VLANide info, sünkroonis üle terve võrgu. Sa lood VLANi ühes keskses seadmes ja see ilmub justkui võluväel kõikjale, kus seda vaja on. Mugav, eks? Enne kui me detailidesse lähme, siin on paar kiiret fakti, mida peab teadma. Esiteks, ja see on oluline, see on Cisco spetsiifiline, ehk siis see töötab ainult Cisco seadmetega. Kogu see infovahetus toimub Layer 2 tasemel, kasutades selleks trunklinke ja mis on eriti tore, see ei sünkroniseeri ainult VLANi numbreid, vaid ka nimesid, nii et kõik on alati ilusasti korras. Hästi, aga kuidas see siis päriselt toimib? Mis seal kapoodi all peidus on? Nüüd vaatamegi VTP 3 kõige olulisemat ehituskivi. Domeenid, režiimid ja üks ülioluline number, mida kutsutakse revisiooni numbriks. Kõige alus on VTP domeen. Mõelge sellest nagu eksklusiivsest klubist, et switchid omavahel üldse rääkima hakkaksid, peavad nad kõik kuuluma täpselt samasse klubisse ehk domeeni. Ja siin on üks kriitiline detail. Domeeni nimi on tõstutundlik. Minu võrk ja minu võrk on VTP jaoks kaks täiesti erinevat maailma. Nii et täpsus on siin ülioluline. Nüüd jõuame VTP erinevate rollideni. Neid on 3. Server, client ja transparent. See tabel siin annab kiire ülevaate. Pange tähele, et ainult server tohib VLANi luua ja muuta. Server ja client mõlemad võtavad muudatused vastu, aga transparent elab oma maailmas. Samas infot edastavad nad kõik. Aga lähme nüüd igaühe juurde natuke sügavamale. Alustame bossist, server režiim. See on vaikimisi seadistus ja võrgu peaarhitekt. See on ainus koht, kus sa saad VLANe luua, muuta või kustutada. Ühes sõnaga, server on see, kelle sõna maksab ja tema käes on kogu tõde. Järgmisena on meil client. See režiim on nagu kuulekas tööline. Ta ise ei mõtle, ei loo, ei muuda, ei kustuta. Tema ainus ülesanne on pingsalt kuulata, mida server ütleb ja siis pimesid täpselt samu muutusi oma enda andmebaasis teha. Ja lõpuks transparent ehk läbipaistev režiim. See on nagu neutraalne vaatleja või sõnumitooja. Ta ei hooli sellest, mis uuendusi domeenis tehakse, ta lihtsalt ignoreerib neid. Samas on ta viisakas ja edastab need teate teistele switchidele edasi. Ja lisaboonusena saab ta hallata oma enda lokaalseid VLANe, mis teisi ei sega. Okei, ja nüüd jõuame VTP kõige olulisema kontseptsioonini. See on konfiguratsiooni revisiooni number. Mõelge sellest kui muutuste loendurist. See algab nullist. Iga kord, kui sa server switchil midagi muudad, lisad VLANi, kustutad, see number kasvab ühe võrra. Ja kõik client switchid lälgivad seda numbrit. Niipea kui nad näevad, et võrgus liigub ringi kõrgema numbriga teade, teavad nad, on toimunud muutus, pean ennast uuendama. Ja siit tulebki see üks ja ainus kuldne reegel, mis määrab absoluutselt kõik. See on lihtne, aga selle tagajärjed on tohutud. Kõrgeim revisiooni-number võidab alati. See seade, kellel on kõige suurem number, on autoriteet ja kõik teised peavad tema pilli järgi tantsima. Jätke see meelde. Jaa, just see sama lihtne reegel. See viib meid otse VTP kõige pimedama poole juurde. Räägime ohtlikust VTP-pommist, ehk sellest, kuidas see imeline automatiseerimine võib muutuda täielikuks õudusunenauks. Mõelge nüüd korraks sellele. Mis siis juhtub, kui see kõige kõrgem, võidukas number ei ole sinu ilusti seadistatud serveri peal, vaid hoopis mingil suvalisel vanal switchil
mille sa just võrku ühendasid. siin ongi teile retsept täielikuks katastroofiks. Samm-sammult. Keegi võtab kuskilt laborist vana switchi. Sellel on mingil põhjusel revisjooni number 100, aga mitte ühtegi VLAN-i sädistatud. Ta ühendab selle pahaaimamatult teie tüütavasse võrku, kus revisjooni number on näiteks 5. Mis juhtub? Kogu teie võrk näeb seda uut switchi, sest 100 on suurem kui 5. Ja nad kõik sünkroniseerivad ennast selle tühja konfiguratsiooniga, mis tähendab, kõik teie VLAN-id on läinud. Ja tulemuseks on totaalne ja silmapilkne võrgukatkestus. Üks vale seade, üks vale liigutus ja kogu su võrk on maas. See, sõbrad, ongi see kurikuulsa VTP-pomm. See stsenaarium kõlab päris jubedalt, eks? Aga hea uudis on see, et seda kõike saab vältida. Nüüd räägimegi sellest, kuidas seda võimast, aga potentsiaalselt ohtlikku metsalist taltsutada ja VTP-d enda kasuks tööle panna, aga turvaliselt. Kõige olulisem on ennetus. Siin on 4 rusikareeglit. Esiteks, kasutage alati VTP-parooli. See on nagu klubi ukseholija. Vale parooliga sisse ei saa. Teiseks, kui switch ei pea tingimata sünkroniseerima, pange see transparent režiimi. Kolmandaks, ja see on kõige tähtsam, nullige alati revisjooni number enne, kui te ühtegi switchi oma võrku ühendate. Ja lõpuks, kui vähegi võimalik, kasutage VTP versiooni 3. See on palju tarkem ja turvalisem. Ja siit teile üks väike profinipp. Kuidas seda revisjooni numbrit siis kõige lihtsamalt nullida? Kõige lollikindlam viis on muuta switchi VTP domeeni nimi ajutiselt millekski suvaliseks, näiteks test, ja siis kohe õige nimi tagasi panna. See trikk paneb switchi arvama, et ta on uue domeeni sisenenud ja ta alustab oma loendurit ilusti nullist. Lihtne, aga väga tõhus. Okei, päris palju infot lühikese ajaga. Võtame nüüd kõige olulisema veel kord kiirelt kokku. Siin on teie isiklik VTV spiker. Teeme kiirelt küsimus-vastus stiilis, mis on VTP, protokoll VLANide sünkroniseerimiseks. Mitu režiimi? 3. Server, client, transparent. Mis on revisjooni number? See on muudatuste loendur, kus kõrgeim alati võidab. Mis on suurim oht? VTP-pomm ehk see, kui vale switch oma kõrge numbriga kõik VLANid ära kustutab. Ja parim praktika? Kasutada VTP versiooni 3, panna peale parool ja alati nullida revisjooni number. Ja lõpetuseks jätan teile ühe mõtte. Mõelge korraks omaenda võrgu peale. Kas automatiseerimine, mida te kasutate, on puhtalt efektiivsuse toorist või on seal kuskil peidus mõni sarnane varjatud risk, mis lihtsalt ootab oma aega, et käivituda? Mõelge sellele. Aitäh teile!